Tere tulemast kuulama tagasi uut Noored ei viitsi vaikida episoodi. Mina olen endiselt saatejuht Joonas ja olen kutsunud siia täna natukene enda jaoks tuttav inimese, kuid multitalendi Lili Liinev, kellel on väga mitu ametit. Ja, tere ka minu poolt. Tere Lili. Kutsusin täna natukene teistsugusema inimese kui lihtsalt võib-olla rohkem tuntud sisuloojad, et mille poolest siis sa rohkem silma jäid, ongi teadaolevalt oled ajakirjandustudeng ja sul on veel väga palju omadusi. Sa võid rääkida, kes sa oled. Ma viimasel ajal ise ütlen enda kohta võib-olla siuke vabakutseline loovisik, sest see võtab kõige paremini kokku kõik, mis ma teen. Et mingis mõttes ma olen ainu ettevõtja ja siis siin alla ma olen kõik enda hobid koondanud kuidagi, et tantsin, näitlen, olen ajakirjanik, on ju Lasertech saates, toimetan natuke ka Laseri saates. Et mul on võib-olla mind iseloomustab hästi see, et ma ei ole siuke sündinud talent võib-olla, vaid ma olen nagu terve elu otsinud asju, milles ma võiks hea olla ja siis ma olen kõige puhul avastanud, et mul nagu ei tule ükski asi kergelt ja sellepärast mul on hästi palju neid hobisi, kus ma nagu tahan ennast arendada ja saada heaks. Mis need hobid on sinu puhul? Tänaseks ongi jäänud siis tantsimine, mis on hästi suur osa, et selline põhimõtteliselt kõik maailma erinevad tantsustiilid kokku, on ju. Lavavõitlus, näitlemine, loomad mingis mõttes on mu hobi, et hakkan siin vaikselt tegelema kassiaretusega. Seda on juba päris palju, et... ja seda võiks jääda veel põhimõtteliselt edasi lugema. Alates nendest hobidest, mis sa oled lapsesati teinud ja need, mis on nüüd, on ju. Ja just, et kunagi võib-olla kõik sai alguse mu jaoks balletist ja sealt hakkas nagu vaikselt edasi arenema, et võib-olla hästi huvitav kontrast mu puhul on see, et kui ma olin hästi väike, siis ma olin siuke hall hiireke ja keegi poleks elu sees arvanud, et ma jõuan selleni, et mu põhitöö võib-olla siis on olla kaamera ees või kuskil mikrofoni taga, et ma räägin, see on olnud nagu protsess mu jaoks, et jõuda nende aladeni, mida ma täna teen. Kui keegi küsib, millega sa tegeled, sa ei saa vastata päris ühe lausega ilmselt, on ju, et mida sa vastad teile? Enam-vähem vastangi, et siuke ettevõtja, loomeinimene, meelelahutaja võib-olla on palju öeldud, sest et mulle nagu meeldiks öelda enda kohta meelelahutaja, aga tihti ma leian, et need asjad, millega ma tegelen, on võib-olla tõsisemad rohkem, nii ajakirjanduslikus mõttes kui ka näitlemise mõttes ma rohkem siuke võib-olla draamanäitleja, on ju. Et siukest lõbusat võib-olla natuke vähem. Kehtiks sinu kohta see vana sõna, et tasa sõuad, kaugele jõuad? Kindlasti, ja ka mu enda moto võib-olla on olnud see, et läbi raskuste tähtede poole, et need kõik hobid mu jaoks on tulnud nagu hästi-hästi raskelt. Et võib-olla ka tantsimise näitel on ju asi, millega ma olen terve elu tegelenud, siis siuke 2/3 sellest ma olen olnud meeletult halb tantsija. Ja see oli lihtsalt see, et ma jäin kogu aeg peale tunde, treeneriga harjutama, ise harjutasin kodus kogu aeg ja siis tulid need oskused nagu ajaga. Aga kõik need hobid, mis sa nimetasid, tantsimine ja loomade aretamine näiteks, et kas see on nagu perekonnasiseselt mingi traditsioonid või need on puhtalt sinu enda iseloomu omadused ja tahted? Pigem ta on isegi siuke nagu mäss mu puhul natukene, sest et minu pere on hästi siuke nagu võib-olla ütleks siis äriinimesed või ettevõtjad, et mul mõlemal vanemal on ju enda ettevõtted ja must nagu alati taheti, et must saaks selline äriinimene, mis ma ju mingis mõttes ka täna olen, aga sellist loomevaldkonda ei ole väga olnud, et sporti on olnud, aga loomingulises valdkonnas ma olen enda lähisuguvõsas ikkagi selline ainus ja ma arvan, et oli hästi tugevalt see, et ma nagu tahtsin teha midagi teistsugust. Sul on mitu ettevõtet, on ju, et kuidas sa haldad neid üldse ja ka rahalises mõttes, et... See sai alguse mu jaoks nii, et kuna ma täna õpin tasuta, on ju, siis mul oli nagu vanemate poolt selline koolifond, oligi selle mõttega, et ma lähen kuhugi välismaale ärindust õppima. Aga siis kuna ma üks hetk sain aru, et tõenäoliselt seda koolifondi vaja ei lähe, siis ma hakkasin seda investeerima, panin kõrvale ja siis üks hetk see oli nagu hästi hea selline vahend, kust investeerida siis iseenda äridesse. Ja see on võimaldanud siis selle, et täna mul on ka elukaaslasega enda spordiklubi, mida me arendame.
Ja siis on mu see nii-öelda loomevaldkonna ettevõte, kust alt ma teen siis igast tantsu, näitlemistöid, ajakirjandust, kõike seda. No, palju sa üldse ise jõuad sporti teha kogu selle melu jooksul? Tead, täna kuskil siuke 6 korda nädalas. 6 korda? Ja for the record sa oled 24 aastane. Ja. What mis? Minu jaoks on lihtsalt sport olnud läbi elu selline ellujäämismehhanism, et kohe, kui mult kaob see sport ära, siis mul lagunevad kõik muud eluvaldkonnad ka koost. Et see on mingitel perioodidel elus olnud hästi raske leida seda aega spordi jaoks, aga täna ma olen aru saanud, et ma lihtsalt pean võtma selle aja ja vahel see võibki tähendada, et mingid tööülesanded jäävad tegemata, et see tuleb alati millegi arvelt, vahel ka näiteks une arvelt, aga ma tean, et ma ei saa jätta liikumata. Kas see on siis omamoodi nagu elustiil, et sa ei suudagi niisama olla, et mõni inimene võtab vaata teadlikult puhkuse, aga sinu puhul on see, et sa ei oska puhata, et sul rahustab maha mingisugune hobi või töö? Ja 100%. Ja ma olen natuke alati olnud siuke, et ma toimin väga hästi sellises stressiolukorras, kus on hästi palju teha kogu aeg. Ja kohe, kui elutempo rahuneb maha, siis mul hakkavad mingid probleemid pinnale kerkima. Et mina näiteks läbipõlemise mõttes olen ka alati olnud selline, et need kõige raskemad hetked vaimselt on mu jaoks siis, kui mul on graafik täiesti tühi, kui mul ei ole seal mitte midagi. Ja siis saad vaata aru, mis su sees nagu tegelikult toimub. Et kindlasti see, et ma teen nii palju asju, on mingis mõttes see, et ma peidan mingeid oma muresid või probleeme võib-olla kuhugi alla. Mul on elukaaslasega täpselt sama arutelu olnud, et kui näiteks tema jääbki vabal päeval koju, see üks päev on piisav, et sa saad mõelda oma mõtteid nii üle, et sa lähed hulluks mõnikord. Ja, et see on kindlasti hästi tugev probleem ja õnneks on nagu minu puhul see, et ma olen võib-olla hästi nagu ilma sellise seinata, et ma räägin kõigile kõike ja kui mul on mingid probleemid, siis ma alati nagu räägin sellest, et see on kindlasti nagu lihtsamaks teinud seda, et ei ole seda, et see on üks vaba päev ja siis mul nagu plahvatab välja kõik. Aga ajaga see kuidagi lihtsalt nagu tekib, et ma saan aru, et ma võib-olla teistele räägin, aga ma ise ei tegele nende probleemidega. On sul selliseid hooge või muresid olnud ka, kus sa peadki tõsiselt iseenda vaimse tervisega tegelema? Ja see vaimse tervise ja üldse ka tegelikult füüsilise tervise teekond on ka nagu olnud minu jaoks hästi raske ja saatnud mind lapsest peale. Ja mingi hetk see oli ka asi, mille järgi ma väga defineerisin ennast, et ma just kui nägingi, et see, et mul on kogu aeg ärevus, mingi paanikood, siis ma nägin, et see on nagu osa minust. Ja võib-olla siuke 3 aastat tagasi oligi siuke kõige raskem periood minu jaoks, kus ma aasta aega pidin võtma siukse pausi, et ma ei teinud mitte midagi enda elus peale selle, et ma tegelesin enda tervisega, enda vaimse tervisega ja üritasin siis neid nii-öelda baasvajadusi paika saada. Ja see oli siis ülikooli ajal või? See oli vist jah niimoodi, et ma olin 1 aasta olnud ülikoolis, läksin 2. aastale vastu, käisin mingid esimesed paar tundi ära, sain aru, et mu aju nagu ei võta vastu seda infot enam, et seda kõike oli lihtsalt liiga palju. Ja ma olen nagu alati olnud siuke hästi perfektsionist, et ma tegelikult tahtsin sellest läbi suruda, aga ma lihtsalt sain aru, et ma istun seal ja siuke tunne on, et aju nagu mingid asjad käivad ja plahvatab kohe, et nii nagu ei saanud edasi jätkata. Jõuamegi ülikooli juurde, teades sind, siis oled ikkagi mu kursakaaslane, kellega 2. aastal kohtusin, et kuidas sind ajakirjandus kutsus? Ta oli minu jaoks alati selline plaan B mingis mõttes, et väiksest peale ma olen tahtnud saada näitlejaks, ja paljud näitlejad jõuavad paratamatult kuidagi ajakirjanduse või selle nii-öelda telemaailma juurde, et seal saab ka esineda. Ja nii natuke ka minu puhul, et mina võtsin selle otsuse vastu ajakirjandusse kandideerida, kui ma olin 2 korda vist lavaka ukse taha jäänud ja ma ise tundsin, et seal sai mu jaoks hästi saatuslikuks see nii-öelda teadmiste test paberil, et just kui kõiges muus mul läks hästi, aga siis see, kus pidi, ma ei tea, kirjutama, et mis aastal laulupidu toimus või kes oli Eesti esimene president, siis ma ei teadnud mitte midagi. Ja ma tundsin, et kui on nagu üks eriala maailmas, mis suudab mu seda silmaringa avardada, siis see on ajakirjandus. See on võib-olla ka üks põhjustest, miks mina valisin ajakirjanduse. Ainuke erinevus on see, et mulle 12. ütles kirjandus eesti keele õpetaja ka, et mu kirjandid on nii head, et sa võiksid kindlasti minna ajakirjaniku ametit tegema.
Mul oli, võib-olla mainin siia vahele ka, et mul oli natuke sarnaselt võib-olla ka jõudis selles mõttes, et ma olin ka hästi hea kirjutaja kooli ajal ja tegelikult ma enne ajakirjandust õppisin ka aasta Eesti filoloogiat just selle natuke sarnase põhjuse tõttu, et öeldi, et sa kirjutad nii hästi, on ju, ja eesti keeles ma olin tugev. Aga ma tundsin, et see eesti keele õppimine jäi ikkagi nagu hästi kuivaks mu jaoks ja see ajakirjandus lisas selle loomingulisuse sinna juurde siis. Ja lisaks for the record ka teistele teadmiseks, et ajakirjanduse erialal sa ei õpigi ka ainult neid süvaaineid nagu uudis või arvamus, lugu, selle kirjutamine, et seal ongi nagu hästi palju eriala välised ained nagu sotsioloogia, ühiskonnaõpetusega seotud ained, et tegelikult mitmekülgne, kui sa ei taha või sa ei näe ennast ajakirjanikuna, sa saad tegelikult ka mingisse muusse valdkonda minna edasi. Ja ta on hästi hea eriala nagu, et ükskõik kuhu edasi lennata ja seda ma nägin ka sellena, et kuna ma ei teadnud päris täpselt, et mis see teine variant siis mu jaoks on, kui must ei saa näitlejad, siis ma mõtlesin, et ajakirjandus tuleb ikka kasuks ja viib kuhugi edasi. No, kuidas sa tunned, nüüd on juba sinul siis ka 3. aasta koos selle vaheaastaga, mis sul vahepeal oli, on ju, et mis muljed on siis selle 3 aasta õppe pealt, vähemalt sinu vaatest? Ütleks, et kindlasti üks mu elu parimaid otsuseid. Sa kuidagi tunned ära, kui sa oled õige eriala enda jaoks leidnud, et mu jaoks ülikool ei ole kunagi olnud siuke, et ma pean mingi väga läbi suruma või tuupima, et see kõik on tulnud hästi kergelt, mind on huvitanud kõik need ained. Võib-olla ainus nagu takistus ongi olnud see, et kui sa mingi hetk hakkad tegema praktiliselt seda tööd, siis sa saad aru, et sa justkui nagu tead juba kõike seda, mida sulle seal ülikoolis õpetatakse. Et võib-olla just see viimane aasta pool midagi siukest on mu jaoks olnud natuke siuke nagu igav ja asjade kordamine, aga samas ma ei kahetse nagu hetkekski seda otsust. Aga kõige praktilisem aasta võib-olla sinu jaoks on missugune? See käimasolev aasta kindlasti, et ikkagi väga suurelt on saanud just, ongi võtmesõna minu jaoks see lasertek ja laseris kaasa löömine, et paratamatult see praktiline töö arendab meeletult palju. Ja kuidas ülikoolis tunned, et mis ained või milline aasta seal võis kõige rohkem nagu anda selle edasilükke? Seal oli kindlasti see esimene aasta ikkagi, sest seal sa saad nagu hästi palju infot korraga kätte, ja seda võib-olla alguses see on nagu ülevoolav, aga see on lõpuks nagu see baas, mille pinnalt sa hakkad ehitama mingeid asju. Et minu jaoks ka esimene aasta oli hästi palju sellist mingi kaameraõpet, monteerimisasju, siukseid, ja need on näiteks hästi palju tulnud mulle ka kasuks tänases töös ja samas ka näiteks sotsiaalmeedia sisu luues, et sealt sai hästi palju selliseid nippe ja mingeid tööriistu enda pagasisse. Jah, minul on ka meeles on ju see uudisaine kõigepealt, kus sind pandigi reaalselt külma vett, on ju, alustad juhtlõigust ja lähed edasi sisuni. Siis on neid telekursusi tõesti olnud mitu tükki, me oleme ise ka ju läinud kaameratega filmima erinevaid videolugusid. You name it, on ju, ja me tegime ka ju see aasta, 3. aasta ühe multimeedia projekti koos, mis oli, see ei olnud nüüd nagu suurte kaameratega, aga see siis nägi välja, et sa võtad põhimõtteliselt, mis sul vaja on, nutitelefon ja montaažioskust ja muidugi ka ajakirjaniku skill. Et see oli päris huvitav. Ja samas minu jaoks ka hästi suur üllatus on olnud see, et tegelikult ju täna üha rohkem tehakse just nutitelefoniga ära. Et kui see võib-olla koolis tundub, et mis mõttes me pean telefoniga tegema mingi tööd jube nõme, siis tegelikult sa lähed näiteks televaldkonda, siis väga paljud head saated sünnivad ka nii, et suur osa on näiteks telefoniga filmitud. Et see on tänapäev ja ma hiljuti näiteks just nägin ka kuskil kanalil ühte mingit nii-öelda reality saadet, mis oligi üleni täiesti telefoniga filmitud ja see ei häirinud. Tegelikult sama ka rakendub minu töös siin, et see on väga hea, et BFM-is on see võimalus üldse nagu telefoni ja kõik kaameratöö kursusteks antud on ju. Et sul on nagu, sul ei ole seda teoreetilist poolt, seda kirjutatud poolt ainult, sul on valikuvabadus, milline ajakirjanik sa tahad olla. Ja tulevik näitab ka, et väga palju läheb ka sotsiaalmeedia ja lihtsalt telefoni peale üle. Ja vaata, see on minu arust ka asi, mis hästi palju see ju takistab näiteks sotsiaalmeedia sisu loome puhul ja mis ka minul on olnud nagu minevikus takistuseks on see, et mõtled, et ma hakkan siis tegema, kui ma kaamera saan.
aga tegelikult reaalsuses vaata, et täna väga paljud sisuloojad teevad oma sisu telefoniga. Just. Et nad lihtsalt oskavad seda teha nii hästi, nad teavad neid nippe, et sa võib-olla vaatajana ei saa aru sellest. Ja see on nii naljakas ka, sa ei saa aru, kes on ajakirjanik või kes ei ole, sellepärast, et sa võid meediamajasse minna ka puhtalt ilma ajakirjandusharidused tänapäeval varsti. Piisab sellest, et sul on kogemus, sul on oskused. Jah, see on, mingis mõttes ongi on ju kõik, mis me oleme õppinud selle 3 aasta jooksul ülikoolis, siis täna tegelikult saab seda kõike ka iseseisvalt õppida. Lihtsalt meil on juures see, et meil ongi nagu süvateadmised ja see eetilisuse võib-olla aspekt ja kõik see teoreetiline taust on ju. Aga ütleme nii, et sul isegi ei ole võib-olla seda kõike vaja. Muidugi on alati hea rohkem teada on ju. Jah. Aga sotsiaalmeedia teemal ka, et sa teed ise ju ka väga palju sinna sisu. Täna jah, nii palju, kui nagu aega üle jääb, on ju, et ma tegelikult hästi igatsen mingis mõttes seda aega, kus ma hästi aktiivselt tegin koostöid ja kõike seda, et aga sotsiaalmeedia on ka minu jaoks hästi suur kirg olnud ja ma arvan, ma olin võib-olla isegi Eestis mingis mõttes nagu esimeste seas, kes hakkas tegema siukseid koostöid ja just koostöid välismaa brändidega, mis oli ka kindlasti asi, mis nagu kasvatas väga palju. Ja see oli ajal, kui... Ütleme nii, et ma enda jaoks defineerin seda nii, et ma olin põhikoolis. Ikka päris noor. Ma arvan, jah, mingi 9. klass äkki on ju alustasin. Ja ma läksin kohe nagu suht suurelt peale, et ühed mu mingid esimesed koostööd olid mingi Actimeliga ja ma ei tea, Strongeri spordifirma on ju, et siuksed suhteliselt suured välismaised brändid kohe. Wow. Ma ootan siiamaani, et siia podcasti tuleks ka mõni sponsor, et selles mõttes kõik uksed on avatud, aga pole veel seda õiget. Aga lisaks ajakirjanduse erialale kõigile hobidele, mis sa teed, sa töötad nüüd ka Lasertechis, on ju? Yeah. Kus sa selle ukse leidsid? Et tõesti palju nagu elus vist kõigega on see, et tutvused tulevad kasuks, on ju. Mitte, et seal nagu liiga palju oleks olnud tutvuseid, aga kes on seal algusaegadest peale olnud, on ju saatejuht Aria, paljud võib-olla teavad Roosa Banaanikesena, siis meil nagu gümnaasiumajast olid mingid ühised tuttavad, me natuke käisime läbi ja ma olen sellest ajast jäänud teda jälgima ja siis üks päev lihtsalt postitas story, et nad otsivad Lasertechi siis suveks abilist. Ja mul tegelikult too aeg oli samamoodi, et mul oli hästi palju mingeid muid projekte, ega mul väga seda vaba aega ei olnud, aga kuna ma olen olnud ise algusaegadest peale hästi suur Laser ja Lasertechi fänn, siis ma mõtlesin, et tead, kandideerin ja siis lihtsalt vaatab, mis saab, et kui peaks saama, siis küll ma leian selle aja, on ju. Mina tean ka Lasertechi nagu lihtsalt selle Roosa Banaanikese nime pärast ja et seal testitaksegi kõige haigemaid mingi trende või nišitooteid asju, et see, minu jaoks on Lasertechi võlu võib-olla alati see, et see ei olegi nagu niivõrd noortele ainult, aga et ka vanemad inimesed saavadki ennast kurssi viia. Ja seal on jah, minu jaoks võib-olla tuli ka üllatusena, et ma alguses võib-olla mõtlesin ka, et seal see sihtgrupp on hästi selgelt noored, aga üha enam ikkagi ma olen ka nüüd kuulnud, et kuskilt ala tutvusringkonnast tuleb keegi ütleb, et kuule, et mu isa on teie nii suur fänn. et jah, täna on hästi keeruline seda piiri tõmmata ja ongi, et tegelikult ju huvitab ka näiteks lapsevanemaid, et millega nende lapsed tegelevad. Ja te saate nagu postkasti tagasisidet selles mõttes ka või? Nii ja naa, hästi suur võib-olla tagasiside koht on tegelikult on ju YouTube'is kommentaarium, kes siis loeb seda, kes ei loe, on ju. Aga hästi palju, ma arvan, tuleb ka nagu Ariale kindlasti eraldi tagasisidet ja minule siis vaikselt üha rohkem on ju kuskilt, et võib-olla postkasti mitte veel nii palju, aga on näiteks seda, et lähed kohvikusse ja siis selle ettekandja ütleb, et kuule, mulle nii meeldis see video, on ju. Et minu jaoks ka nüüd nagu üha rohkem see muutub tavaliseks, mida rohkem ma olen nüüd olnud seal kanalil. Milline näeb siis välja üks Lasertechi tööpäev või töönädal siis? Ta on kindlasti päris kaugel nii-öelda tavapärasest tööst. Minu jaoks eriti on just, mina ei tee seda täiskohaga, et ma teen hästi enda graafikust olenevalt, aga meil on jah niimoodi, et meil on nagu esmaspäev algab siis sellega põhimõtteliselt, et kõik tulevad kokku, tiimiliikmed, me arutame läbi ideed, paneme paika mingid järgmised saateplaanid ja sisuliselt sealt edasi läheb kõik see, et sa töötad individuaalselt enam-vähem. Et hästi suur osa on see, et sa istud, mõtled, loed selle teema kohta, üritad ennast kurssi viia, siis kirjutad stsenaariumi ise, teed kokkulepped allikatega, kellega sa tahad intervjuud teha
ja noh, siis on juba, kui kõik see eeltöö on tehtud, siis on reaalne võttepäev siis, kus on abis siis meil nii-öelda kaamera inimene, kes võtab kõik üles ja tegelikult seal kõik ei piirdu, vaid siis on vaja ka ise veel hakata seda saadet kokku panema. Nii palju, kui enda võimete piires on ja siis võtab nii-öelda professionaalse monteerija üle. Okei, seda infot oli tõesti palju ühe töö jaoks. Seal on jah palju tööülesandeid, aga see on täpselt see, mis mulle meeldib tegelikult selle töö puhul, sest seal on vaata see, et noh, näiteks oletame, et sa suhtled allikatega, sa veits vaata väsid ära sellest mingi hetk on ju, et noh, hästi palju on sellist suhtlemist ja siis on täpselt see, et siis sul tuleb see faas töös, kus sa istud 2 päeva arvuti taga, töötad täiesti üksi, vaatad arvuti ekraani ja monteerid, on ju. Et mulle nagu hästi meeldib ja sobib kuidagi see vaheldusrikkus. Just, aga mille põhjal te valite ikkagi sisu, mis te teete? Kui ma vaatan YouTube'i kanalit, on ju, et siis seal on nagu hästi noortesõbralikud teemad ikka. Võib-olla jah, ma ise olen nagu sõnastanud selle nii, et fookuseks on see, et mis nagu maailmas ja Eestis trendib, on ju, ja mis on aktuaalne. Ma arvan, väga palju mängib see rolli, et mis meid ka ennast huvitab, et noh, minu ja Riia puhul on see sisuliselt, et me valmistame on ju iga nädal ette mingid teemad, mis meil on silma jäänud ja siis tiimiga arutame, et mis neist võiks minna siis tegemisele ja mis mitte. Samas vahel on ka seda, et võib-olla mingi teema ennast üldse ei huvita, aga see lihtsalt noh, maailmas on nii suur trend, et sa pead sellest rääkima, on ju. Ma mõtlengi, et sul on võib-olla mingisugune 10 ideed, millest sa võib-olla reaalselt paar oled nagu võib-olla kõige pädevam ära seletama video jaoks. Jaa, kindlasti. Noh, vaat seal hakkabki ka kõik see mängima, et võib-olla on mingi jube hea teema, on ju, aga kas sa saad sellest 10 minutit täis rääkida? Et seal on hästi palju neid aspekte, et see teemade mõtlemine, ma arvan, üldse ajakirjanduses on olnud minu jaoks kõige raskem. Ja samas see on siuke, mis ajaga muutub järjest lihtsamaks, et üks hetk sa saad kuidagi aru, et need teemad ju tegelikult on igal pool meie ümber ja minu jaoks kuidagi toimib üli hästi see, et ma lihtsalt räägin nende tuttavatega, räägin inimestega, panen kogu aeg kõrva taha, et see on mingi äge asi, millest võiks rääkida, on ju. See on väga hea point, sest et mul ka siin samas noorte toimetuses on ju see, et ma pean trendide ja kogu sisuga mis toimub kaasas käima ja alati see ei ole nii lihtne, ma ei ole 16, kes kasutab võib-olla ainult sotsiaalmeediakanalid, et minul on see spektrum natuke laiem ja siis kui sa kuuled kellegi käest, kus sa ise võib-olla ei kuuleks mingisugust, ma ei tea, et vaata, mida see tüüp tegi näiteks seal videos, et siis on raske ju, et ma küll tunnen vahepeal, et see vanus pressib peale, kas sul on ka või? Kindlasti ja nüüd seda seal kanalil nii-öelda kaasa tehes üha enam on tunne, et mingid teemad lähevad täiesti mööda must, on ju. Minu pluss on võib-olla hästi tugevalt see, et mul on noore mõde, kes on täpselt selles eas, kes siis viib mind kurssi kõigi nende trendidega, on ju. No minul on noorem vend, aga kes on nagu sotsiaalmeedia kauge rohkem. Aga see võrgustik on nagu hästi oluline, et noh, võib-olla ka hea näide on näiteks, ma arvan, üks suuremalt lennanud viimasel ajal teemasid, mis meil seal on olnud see iShowSpeed, kui käis Eestis, on ju. Et kuidas ka tegelikult see sündis, oli see, et sisuliselt veel natuke aega enne meil terve tiim isegi teadnud, et siuke inimene eksisteerib. Ja minul siis kutt kodus hakkas rääkima, on ju, et kuule, siuke inimene tuleb Eestisse, on ju. Siis jälle paned kõrva taha, hakkad uurima, kes ta siis on ja miks see nii suur teema on. Et jah, need teemad kuidagi hästi palju sünnivad sellest võrgustikust, kes mu ümber on ka. Mis need top teemad sinu jaoks olid, mis 2025 tulid, mis ka teie kanalid siis tulid? Tead, seal on hästi tugevalt see, et üks on nagu see, mis teemad nii-öelda lendavad, on ju, ja saavad vaatamisi ja siis on need teemad, mis nagu ennast kõnetavad, on ju. Et noh, mu enda jaoks võib-olla kõige põnevamad teemad, mis ma olen teinud, on olnud kindlasti kreatiin, sest et ma nägin, et justkui sellest ei räägita kuskil, aga samas kõigi nagu noorte ja mingite trenni inimeste jaoks on väga nagu suur asi praegu. Terviseveibid oli mu jaoks üks huvitav asi, on ju, et samamoodi järgi proovida, et mis mõttes meil on justkui mingi veibilaadne asi, mida sa hingad sisse ja see on jube tervislik, on ju. Et mind ennast võib-olla huvitavad need nagu tervisega seotud teemad kõige rohkem. Aga samas nad ei ole vaata ilmtingimata alati need, mis teistele nagu meeletult peale lähevad. Aga noh, see jälle on vaata ka siuke, et kui me vaatame näiteks palju, ma ei tea, kreatiini video on saanud vaatamisi, on ju, noh okeilt, aga mitte kõige rohkem, aga samas see on kindlalt video, mille kohta ma olen nii-öelda tänaval inimestelt saanud kõige rohkem tagasisidet, et tullakse juurde, öeldakse, et ma hakkasin sinu pärast kreatiini võtma või et
issand, see oli nii äge video, et noh, selle kohta näiteks tuldi väga palju niimoodi ütlema. No, et ikkagi tunnevad ära selles mõttes, kes töötab seal majas. Ja see on olnud tegelikult üllatav mu jaoks ja noh, nüüd üha enam, sest et noh, vaata alguses oli hästi palju seda, et roosa banaanik ikkagi väga tugevalt seostub lasertekiga, aga nüüd jah, üha enam ma nagu tunnen seda, et mida rohkem ma videoid teen ka sinna kanalile, siis on nagu neid pilke, et ma vist tean sind kuskilt, et noh, minu jaoks on näiteks ka hea peegel see, et kuna meil on see spordiklubi elukaaslasega, kus on ka lastetrennid, et siis sa vahepeal näed, kuidas mingid lapsed jäävad niimoodi nagu vaatama, noh, nagu imetlusega mingis mõttes või noh, vaata siuke, et nagu noh, saad aru, et tunnevad ära, sest et varem siukseid pilke ei olnud mu suunas, et see on jah siuke tore ja mingis mõttes armas märkamine. No selle sisu puhul, mis läheb peale, mis ei lähe peale, see kahtlemata peadki valima kõike, et sa saaksid nagu igalt poolt vaatamisi, mis minule võib-olla highlightid on see, kus te reageerisite Mr. Beasti selle season Beast Games 2 teise hooajale ja siis kindlasti see Stranger Things, noh, seda teab minu arust kahtlemata kõik inimesed võib-olla. Ja seal jah, siuksed teemad paratamatult lähevad peale just mingid võib-olla vaata välismaised staarid ja mingid välismaised siuksed suured saated või asjad. Minu jaoks on ka kõige raskemalt võib-olla tulnud, ma olen alati olnud pigem see, kes hoiab ennast nii-öelda Eesti teemadega kursis. Et näiteks Stranger Things on väga hea näide selles mõttes, et enne selle video tegemist ma ei olnud mitte ühtegi episoodi näinud Stranger Thingsi. Ja mulle ei meeldinud see üldse, ma olin nagu proovinud vaadata, aga mulle ei meeldinud. Ja noh, siis sa tead, et nüüd sa pead reageerima hakkama 5. hooajale. Ja siis mul tuli siukene kiirvaatamine, kus viid ennast kurssi kõigega. Ja samas vaata, nad on ka kõige tundlikumad teemad, sest et näiteks Stranger Thingsi all oli hästi palju neid kommentaare, kes noh, nii-öelda fännid, kes olid löödud, et me võib-olla Riiaga nagu ei saanud aru kõigist asjadest või ei mäletanud kõike, et noh, mingid tegelast näiteks me ei tundnud ära ja siis noh, sa ikkagi vaata pead alati olema mingis mõttes enda vaatajast targem, aga hästi keeruline mingite teemade puhul seda olla, kui sa pead nii-öelda ennast kurssi viima näiteks nädalaga versus sul on fännid, kes on aastaid kursis. Jah, et seal tuleb kindlasti see nii-öelda diversity ja sa näed nagu kommentaarides peegeldub mõnel see viha või et mis mõttes sa arvad niimoodi, et seda on kahtlemata mõnikord. Aga mis on nendest võib-olla eksperimentvideotest siis näiteks, mis on nendest nagu kõige haigemad või meeldejäävamad sinul? Ma arvan, kui me lifehacke proovisime Ariaga järgi teha, et see oli lihtsalt siuke, kus ma nagu ise kõige rohkem imessin, et kas ma nagu päriselt teen sellist asja tööna. Et noh, seal oli meil näiteks seda, et mingi sibula hakkimiseks me panime üksteisele toidukile ümber näo ja siis ma seisin seal mingi jalgupidi laua peal, üritasin mingi õhupalli endale jalga astuda, et noh, mingid absurdsed asjad, mida tegelikult sul on hästi naljakas ja põnev teha. Ja noh, see on täpselt nagu need hetked, kus ma mõtlen, et issand kui lahe, et ma saan sellist asja tööna teha. No ikkagi väike lapsepisik tuleb välja selle. Absoluutselt ja noh, vaat see ongi ka täpselt see, miks näiteks näitlemine mind kunagi on ju kõnetas, et sa saad just kui elu lõpuni mängida ja ajakirjandus õnneks lubab seda ka ikka aeg-ajalt. Kui sa lõpetad kooli nüüd, kuidas sa siis enda jaoks valid, et mis see õige tee sinu jaoks oleks? See valiku tegemine on olnud alati hästi siuke raske koht mu jaoks ja mu ideaal on see, et ma ei pea mitte kunagi valima. Et ma tahaks alati jääda kõike tegema nii-öelda natukene ja lasta nagu asjadel ise juhtuda. Sest jah, minu nagu mineviku muster on hästi tugevalt see, et kui ma teen ühte asja nii-öelda täiskohaga, siis ma põlen hästi ruttu läbi. Et ma suudan nagu aasta aega keskenduda, pühenduda ühele asjale ja siis ma tegelikult ei taha sellest põhimõtteliselt mitte midagi kuulda enam. Et sellepärast minu jaoks toimib see, et ma teen nagu natukene kõike ja ma loodan, et see kuidagi moodustab nii-öelda terviku, et noh, meil tegelikult ju on neid inimesi, kes on ala näitleja saatejuht, on ju. Just, et sul on mitu rolli, aga teenid leiba ikkagi ju. Jah, just, et see on mu ideaal, aga noh, samas üha rohkem ka mu jaoks on nagu see teine pool kõrval, mis ma arvan on paljudel noortel on ju, et me enam ei defineeri ennast nii palju läbi töö, vaid hästi oluliseks on hakanud ka saama see, et tahaks ka oma eraelu ja pereelu elada, on ju. Just. Et see on ka siuke dilemma koht natuke mu jaoks, et kuidas nagu balansseerida neid kahte.
aga nendest takistustest või raskustest, et kuidas seal lasertekis on, et kui palju on seda tõrkumist või näiteks allikate ignoreerimist, kõike seda poolt? Tead, üllatavalt vähe. Mul ei ole väga siukseid nagu suuri takistusi ette tulnud õnneks. Ma arvan, kindlasti neid tuleb siin aja jooksul. Aga minu jaoks ikkagi ongi vaata kõige rohkem, miks mina seda tööd teen, on see, et see annab mulle võimaluse kohtuda nii paljude erinevate inimestega, kellega ma tavaelus ei suhtleks. Ja õnneks kuidagi kõik allikad, kellega mina olen suhelnud, on pigem olnud sellised, et nad on hästi abivalmis, nad tahavad rääkida kaasa neil teemadel. Sellist kõne ei ole olnud, et kes te olete, et ma olen rääkinud korduvalt, et minuga ei ole mõtet suhelda. Sellist ei ole või? Tead, ma ei ole suutnud kedagi välja vihastada. Ma arvan, eks on vaata ka see, et mina nagu inimesena olen hästi siuke, et ma tahan hästi allikat hoida ja ma üritan nagu anda endast kõik, et see suhtlus oleks tore ja viisakas. Et ikka on neid, on ju, eriti vaata, kui me nüüd räägime sellest, et sa hakkad nii-öelda A-klassi staaridele helistama, et siis ikka on neid, kes ütlevad, et see ei ole mulle, on ju, ja et mul ei ole aega või siuksed kommentaar ikka, aga ma ei võta neid nagu kuidagi südamesse, et eks ma saan ju neist aru. Ja õnneks kõik on seda nagu hästi viisakalt teinud seda äraütlemist. Jah, kaasartud ka minul on seda kogemust kindlasti, et see on ajakirjanike elu. Ja, just. Et võib-olla ongi, kui sa tahad nagu seda mingit nii-öelda negatiivsemat poolt, siis minu jaoks lihtsalt ongi see, et ma mingi hetk nagu aeg-ajalt väsin ära sellest suhtlusest, sest mida on ju vaatajad näevad, on see, et tore video, kus on mingi 1-2 inimest annavad intervjuu, aga tihti see, et need 1-2 inimest saada, on see, et sa suhtled mingi 10-20 inimesega, on ju. Et okei, mingite teemade puhul läheb kindlasti kergemini, aga mingite teemade puhul see on ikkagi hästi-hästi kurnav ja siis ongi see, et sa helistad neid kõiki läbi ja siis õhtuks sa oled siuke, et sa ei taha mitte kellegagi rääkida, on ju. Mis on ikkagi see laserteki võlu siis selle laseri saate kõrval? Siin on nagu 2 poolt, üks on töötajana, teine on võib-olla vaatajana, on ju. Et mina seal töötanuna võib-olla ütleksin, et laserteki teemad neid on kergem teha. Inimesed on nagu altimad tulema rääkima, et seal on ikkagi väga palju rohkem seda meelelahutust, on ju, ja seda on nagu, jah, ta tuleb kuidagi lihtsamini, on ju. Et laseri puhul on ikkagi see, et inimesed on natuke ettevaatlikumad, on ju, tahavad läbi mõelda, siin on kindlasti nagu raskem leida kedagi rääkima. Aga töö, ma ütleks, mis siin alla läheb, on sisuliselt ikkagi mõlema puhul võrdne, on ju. Ja võib-olla vaatajana, ma ütlekski, et minu jaoks, ma olen vaadanud ka nagu enne seal töötamist mõlemat, on ju, ja minu jaoks nad nagu täiendavad väga hästi, et üks on ikkagi siuke pigem tõsine ajakirjandus. Just. Ja teine on siuke, mille sa võtad lahti siis, kui sa tahad siukest toredamat, kergemat meelelahutust võib-olla. Välja lülitada kogu suurest infomullist. Ja just, kuigi seal on ka mingi aga, sest et meil tegelikult, ma olen ka nagu tutvunud päris paljude inimestega, näiteks mingite allikatega, kes on meile tulnud, on ju, ja öelnud, et te seal lasertekis tegelete nii tõsiste teemadega, on ju. Ja siis mul on alati olnud siuke tunne, et mis asja, et ma enda arust mingi eelmine nädal toppisin endale mingit toidukile näkku, et kui tõsine see on. Jah, et just tegime taste testi, et mis on kõige parem 2025 aastas näkk. Jah, just. Aga vaata inimestele jääb ikka nagu silma selles mõttes need nagu raskemad teemad võib-olla seal on ju. Arvatavasti küll need saavad rohkem jagamisi ja siis sellepärast võib-olla ka on ju. Just. Saavad märgatuks rohkem. Jah. Mis sa arvad, missugune su elu näeb välja siis paari aasta pärast? On sellele võimalik üldse vastata? Eks ta jah, üks on ju see, mis ma võin täna nagu heietada ja mõelda, aga ma olen kogenud, et elu on nagu üllatusi täis tihti. Aga ma ise arvan, ma olen nagu viimasel ajal üha rohkem nii-öelda perele orienteeritud, on ju, ja mu hästi suur siht on elada mingi maal paljude loomadega. Ehk ma natuke näen võib-olla ennast rohkem selles vallas, et ma panen rohkem fookust sinna ja võib-olla jagan nagu ise rohkem sisu sotsiaalmeedias nii-öelda enda brändi alt, on ju. Aga ma kindlasti ei taha ka pildilt ära kaduda, et minu jaoks kindlasti see ajakirjandus ja näitlemine on 2 asja, mida ma tahan nagu pidevalt kasvatada ja üha rohkem võib-olla inimestel ka meelde jääda neis valdkondades. Et ütleme niimoodi, et päris
päris selles mõttes kaotada ära ühte valdkonda ei ole võimalik sinu puhul, et alati jääd kuidagigi seotuks. Et näiteks kui sa oled ajakirjanik, siis ikkagi teine jalg on sul ka näitlemises. Ma arvan kindlasti jah. Et just täpselt see sama teema, et lihtsalt mul on tunne, et ma kuidagi inimesena nagu tahan rohkemat, et muidu elu muutub mu jaoks igavaks. Et võib-olla aasta aega peaks vastu mingi ühe asja juures, aga siis tahaks midagi uut huvitavat sinna kõrvale. Aga mida sa teed, kui sa mingi nädal lihtsalt oledki nii-öelda enda jaoks aeglasem töötegija ja kõik tundubki kõik nii pea peal ja korraga nii palju tahetakse kõike. Mida sa teed selle puhul siis? Sa rääkisid enne ju vaata ka, et sa oled oma vaimse tervisega rohkem tegelenud. Ja ka füüsilise puhul. Ja absoluutselt. Ma hästi palju enda jaoks olen proovinud nagu hakata ennetama seda, et ma kukuks sinna, kus mul on vaja nagu kõigest täitsa välja lülitada, ainult endaga tegeleda. Ja kuidas ma seda teen, on see, et ma olen nagu hakanud endale sisestama, et see, et kui mul jääb näiteks üks nädal väga palju tööülesandeid tegemata, et see tegelikult on okei. Ja minu pool just, kuna ma ei ole vaata kuskil mingi täiskohaga töötaja, siis ma võingi öelda, et muud asjad kasvasid üle pea, ma see nädal ei jõudnud, vabandust, järgmine nädal teen rohkem. Et ma enda jaoks vaata just nagu nii-öelda vabakutselise ettevõtjana on just oluline see, et ma panen selle piiri endale paika, et täna on, ma ei tea, kell sai 5 õhtul, ma rohkem ei tee, et see on hästi raskelt tulnud mu jaoks alati, aga kui ma ei tee seda, siis tulebki see läbipõlemine ja probleemid. Väga, väga aus tagasiside selles mõttes. Et aga on sul selliseid nagu hetki ka olnud, kus sa tunned, et nagu ei olegi midagi? No ma arvan, need ongi olnud need nii-öelda 2 suurt läbipõlemist mu elus, kus lihtsalt saadki aru, et tegelikult nagu see töö ei ole oluline, karjäär ei ole oluline, et lõpuks kui sul ei ole tervist, kui ei ole sind, siis mida sa rabeled seal. Et see, et teistele mingit väärtust pakkuda, siis sul peab nagu endal kõik korras olema sees. Ja just see, nagu ma enne vaata ka mainisin, et see aasta, kus ma kõik ära lõpetasin, see oligi minu jaoks selline aasta, kus ma olin sisuliselt iga päev voodis sirul ja ma ei jaksanud mitte midagi teha. Ja ma arvan, et see on okei ja ma arvan, et see kindlasti ei jäänud viimaseks selliseks perioodiks mu elus, et neid tuleb, ma arvan, paljudel. Aga oluline on nagu sealt püsti saada uuesti ennast. Et ma pigem näen seda sellise väikse võimalusena nii-öelda resettida oma seda närvisüsteemi, mitte sellena, et issand kõudne, ma nüüd kukkusin ja mis nüüd saab, vaid see, et okei, ma siis võtan selle aja puhkan ja siis lähme edasi. Kui palju su sõbrad, perekond sind toetavad? Mul on alati olnud nii, et mul ei ole olnud kunagi sellist nii-öelda suurt sõprusringkonda või mu jaoks on nagu alati olnud kõige olulisem see nii-öelda lähiringkond ehk siis pere ja elukaaslane ja seal on mul nagu hästi tugevalt see võrgustik juba aastaid et nemad on need, kes on olnud mu kõrval ka nendel rasketel hetkedel ja me niimoodi nagu üksteist toetame, et minu jaoks kõige keerulisem ongi olnud see pool, et vaata, kui sul on hästi raske noorena ja sa jääd sellest, ma ei tea, pidudest kõrvale, kõigest kõrvale, sest et sa oled lihtsalt nii väsinud, siis tihti need sõbrad hakkavad niimoodi ükshaaval eemalduma, ja seda ma olen nagu kogenud palju, aga õnneks ongi vaata, et kui sul on nagu kõrval jällegi elukaaslane, mida võib-olla paljudel ei ole, siis sul nagu jääb alati üks inimene, kes toetab. Jah, teades, lootes, et midagi ei juhtu, eks ole. Eks ta ongi tegelikult niimoodi, jah. Aga sa ei tunne seda ju, et sa oled oma elu ära elanud, et selles mõttes ikkagi minu vaates oled sa noor inimene. Jaa, mul võib-olla oli see tunne siuke paar aastat tagasi, et mu nii-öelda tähelend oli kuskil 16-aastane või midagi siukest, aga nüüd ma tunnen, et mul on nagu uus tähelend nii-öelda, et ma olen vaikselt jalad uuesti alla saanud ja kuskile ma näen, et see asi nagu liigub kogu aeg ülespoole. Et kool saab varsti lõpetatud ja siis nii-öelda uued võimalused saavad veel tulla. Jaa, just. Et ma arvan, see on nagu oluline vaata mitte tembeldada, et issand, ma tegin kunagi nii lahedaid asju, projekte ja et nüüd nagu ei ole mingi hetk midagi, et see on okei. Siis mingi hetkel tulevad mingid uued projektid, asjad ja natuke on ka oluline võib-olla endast märku anda, kui sa nagu tahad mingeid projekte tegema hakata, et samamoodi nagu selle laserteki puhul ma kirjutasin, andsin endast märku, et tihti need asjad ise päris sülle ei kuku.
võib-olla see moto on ka ikkagi siin osas, et kõik ei peagi korraga jõudma teha ja selles mõttes sul on veel, ütleme siis, et 1/4 eludest on läbi tehtud, et sul on ju veel aega, et kui mõnel on ka 100 hullülget ideed peas, siis ei ole võimalik ju teha neid korraga ära, et sa peadki hakkama selekteerima. Jaa, see muidugi 1/4 on ka siuke hea asi, ma teen ainu vaata podcasti ise ka ja siis seal mul hiljuti sai nagu välja öeldud see, et mul on natuke siuke veerand kriis hetkel on ju, et 1/4 elust on elatud. Ja siis ma hiljuti tegin meie podcastist mingit sotsiaalmeedia grippi ja siis kuulasin üle, mõtlesin, et tegelikult tänapäeval, kas on üldse 1/4, et äkki mul on 1/3 elatud, on ju. Ja siis on vaata jälle hakkad ennast nagu üles kerima, on ju. Aga tegelikult saadki aru, et täna vaata üha enam vaatad, ma ei tea, mingeid 40-50 aastaid ja nad on nagu oma elu parimas hetkes, on ju, ja neil on kõige lahedamad projektid üldse, et ma arvan, see ongi nagu tänaseks väga palju muutunud, on ju. Ja ei tasu võib-olla ennast võrrelda nendega, kes on mingid lapstaarid, on ju, ja väga noorelt juba kõik ära saavutanud, et igaühele tuleb see nagu omal ajal. Ma arvan ka, et tegelikult peab lihtsalt hoidma kinni meie erialal siis eriti nendest tutvustest ja siis samas kasvatama seda pagasit. Ja tegelikult see kehtib ka paljudele teistele inimestele. Just. Ja vaata, võib-olla paljud selle tutvuste teema koha pealt nagu tunnevad, et nüüd jälle mingi tutvustega sai või et nii ebaaus on ju. Aga tegelikult ei ole, vaata selles mõttes, et need tutvused ei ole mulle ju ka lihtsalt sülle kukkunud, vaid need on olnud selle tulemus, et ma olen lapsest peale teinud kogu aeg mingeid projekte asju, et täna mul on ka hästi naljaks näiteks vaadata, et sisuliselt mingi iga noor inimene, kes kuskil on tuntud, siis ma olen taga mingi projekti raames kokku puutunud, on ju. Et ma olen nagu aastatega ehitanud seda võrgustikku, kui ma veel ei teadnud, et need inimesed saavad kuulsaks, on ju. Aga see, et sa nagu jätad endast hea mulje, suhtled teiste inimestega, on ju, see tulevikus hakkab rolli mängima. Jah, et võib-olla ei ole nagu kõige õigem sõna see judge imine, et mul on vähem võimalusi sellepärast, et mul ei ole seda kogemust, aga ajaga küll sa ka jõuad, eks ole. Ma arvan, et see võikski olla see moto siin. Ja just, et ma ise olin näiteks ka kunagi see, kes oli hästi vihane nende inimeste peale, kes mingi tutvustega said kuhugi, on ju. Aga tänaseks ma olen teinud nagu selle mingi muudatuse enda peas, et ma olen aru saanud, et aga mina ju ise loon neid tutvuseid endale. Et ei ole see, et need sünnivad minuga kaasa, on ju. Et see on nagu oluline koht, millest aru saada. No aga Lili, näeme sind kindlasti siis Lasertekis veel edasi. Ja, kindlasti. Uued teemad on juba töös. Ootame väga huviga. Aitäh sulle. On sul paar mõtet võib-olla veel jagada? Tead, ma arvan kõige rohkem lihtsalt ongi see, et kui sa ei ole sündinud vaata mingi meeletu talendiga või kui sa nagu siiamaani otsid seda talenti, on ju, et siis ei tasu nagu heituda sellest, kui on niisugune tunne, et mitte kuskil mitte midagi ei oska ja et ma ei ole nagu kõige parem, on ju, et sinna poole saab pürgida ja see lihtsalt nõuab tööd ja minu arust üha enam vaata, me kuuleme nüüd nagu seda, et just see töökus on hinnas, on ju, et mitte see, et sa sünnid nii-öelda kuldlusikas suus, vaid see, et sa ma ei tea, teed ise selle kuldlusika valmis ja paned endal suu. Et jah, see nagu võtmesõna minu jaoks on see, et need kõik võimalused on võimalik endale ise luua. Ja siin ei kehti üldse see tee tööd ja näe vaeva. Vanasõna. Ja, ta on siuke, nii ja naa ja selles mõttes, et see balanss on ka ikkagi väga-väga oluline. Et kui sa ainult jääd nagu tööd tegema ja rügama, siis on see läbipõlemine ka kiire tulema. Aus vastus, aus kommentaar. Aitäh sulle, Lili, saatesse tulemast. Ja aitäh kutsumast. Ja aitäh teile ka vaatajad kuulamast uut Noored ei viitsi vaikida episoodi. Kuulake ikka meid Noorteportaalist, Spotifyst ja YouTube'ist. Mina olin saatejuht Joonas. Aitäh. Tšau.